tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. Hei, krüptogaraaž ja Marta. Martal on huvitav saade. Saate pealkiri on uudised, millest köögikatad ja viglavennad aru ei saanud. Aga ennem, kui asume uudiste juurde, mida ma olen korduvalt üles pannud, aga inimesed aru ei saa, siis tuleb tunnustust avaldada minu lojaalsetele jälgijatele, kellel on siis väga soojad mõtted mulle. Eks see üks kämm ole suures plaanis see krüpto. Tõmmatakse perselohku ja nägemist. Milline mõte? Coinbase wallet on kõige sitem wallet üldse. Ei koti, mis sa räägid. Vali parem. Ja ei suuda siis seda nimegi õieti kirjutada, keda ma valima peaks, on ju. Järgmine tunneb väga suurt muret mu pärast ja kohe ilus lugeda. Kas sul tõesti pole ühtegi sõpra või lähedast, kes sind maa peale tooks? No kas sa video alguses ei näinud või, et ma siin nagu ütlen, et ma suitsetan kummiliimi, vanu rehve, Martaga koos hängime ja chillime ja... Aga no, alustame otsast peale. Kas sul tõesti pole ühtegi sõpra või lähedast, kes sind maa peale tooks? Loed mingit jama maha ja oled oma arust ilgelt tark. No tohoo taevas. Oma arust olen tark. No ja. Mine liiguta ennast. Tee sporti. Korb vaadata. No, kas koolis oli sul ka nii õpetajaga, et õpetaja oli selline jämmu mutt, et see rääkis, et sulle mõnda asja, mis võiks külge jääda, siis tead, nii kõle on sinusugust paksu lehma vaadata, et mine tee sporti ja siis tule alles õpetama. No kui sul õpetajatesse selline suhtumine on, siis ma ei imesta üldse, kus sa oma eluga tänasel päeval oled. Miski pärast on vaeste inimeste suurim mure, riikide võlakoormad, suured poliitilised jõud ja vandenõud, aga mitte enda harimine ja sammhaaval normaalse sissetulekuni jõudmine, et jääks ka investeerimiseks piisavalt hea elu kõrvalt. Ma nagu haringi sind ja riikide võlakoormad ja poliitilised jõud ongi põhjused, miks sa võid rikkaks saada. Ja vandenõudest me siin ei räägi. Me elame faktipõhilises maailmas. Ma olen tõe teoreetik ja praktik.
et kui teised üritavad olla ainult mingid tõeteoreetikud ja vandenõuteoreetikud, siis mina olen lisaks teooriale ka praktik. Miks sa kahe sõna haaval räägid? Kas see meeletu kogus pekki ei lase tervet lauset korraga ära rääkida? No ma arvan, et selles videos ma natuke ähkisin tõesti, et noh, ma käisin vaata külas su naisel ja oma lastel ja tegin sulle 3. lapse juurde, et noh, võttis natukene nagu võpatama, et noh, eks ma katsun siis rohkem käia, et mul oleks seda võhma vaata. Sa mõtle enne ja siis räägi. Loed mingit jama maha, millest kasu pole ja arvad, et oled ilgelt tark. Oh jumal. No mis sa kostad? Kohe mul all on järgmine siis või avauudis. Walmart võimaldab oma äpis krüptot osta. Ja loen jama maha. Infost pole kasu. Äkki mõtleks nagu köögikata koos oma selle vigla vennaga, et krüpto lendab niimoodi peale, et isegi kuradi supermarketi äpis saad seda osta. Et äkki võiks ise ka mõelda selle peale. Aga ei, no mis sa tahad, vaata, no ega seda palju on mõelda. Palju on mõelda, noh. Järgmine uudis, millest aru ei saadud. Coinbase'i äpp võimaldab kohesed maksed ilma ülekandetasudeta. Mida see tähendab? Vaesed inimesed saavad kuni 20 makset kuus tasuta teha. No ma panin juurde vaesed, et noh, saate aru küll, et nüüd selle UDC-d vist kasutades saavad siis inimesed nüüd hakata üle maailma saatma seal Coinbase'is või Coinbase Walletis seal jah, USDC kuradi stabiilmüntina. Maksed kohesed ja tasuta. Noh, mõistate, mida see tähendab, ei mõista või? Ma olen teinud saateid, kuidas keskmine inimene, kes käib näiteks Mehhikost käib USA-sse tööle, tahab saata Mehhikosse raha, siis maksab mingi 10-20% ülekandetasusid. Nagu ei... No ja, mis sa teed? No ega seal kuradi viglavend, vaata, kui sa oled, siis noh, ega sulle midagi kohale ei jõua. Noh, eks amet siis ütleb ka ära nagu selle, et noh, pole midagi teha. Järgmine uudis. SB annab välja Digital Marketsi 50 indeksi. Mis asi on SB? SB 500, tead, ei tea, no jah, su ema ei tea, ka su isa ja et loob siis nüüd indeksfondi, milles on siis 35 krüptofirmat ja 15 digivaluutat. Noh, tehakse siis selline kuradi uus indeks, mida saavad siis onud kaubelda. Aga noh, see on jama, vaata, see on jama, noh. Ma olen liiga paks ka, et kuradi silmalaod on vaata nii pekised, et ma praegu siin kujutan ette täiega, on ju, noh. Järgmine uudis. BNI Mellon hakkab kuradi tokeniseeritud deposiite ja kuradi blockchain kuradi makseid kuradi kiirendama, adopteerima. Mida see tähendab? Mis asi on BNI Mellon? BNI Mellon on Ripple'i kuradi üks esimesi partnereid, haldab varasid 44 triljonit. 44 triljonit. Sa ei oska nii palju numbreidki kurat lugeda, vaata, noh. Sa pole elu sees nii palju sittagi laudas visanud, kui see 44 triljonit on, noh. Kuradi tont. Ja siis see vandenõu ja noh, pole kasu. Türa, kui vend või asutus, millel on 44 triljonit, hakkab kuradi jalaga peksma, et kuradi krüpsi liigutada. No, mis sa teed, on ju, sügad kotte. Ja siis, kui ma sõidan sust mööda, noh, ma ei hakka ütlema länkar oli vanasti nagu minu ringkonnas see, et oh, länkari vend. Ma pigem mõtleks juba siis kuradi see Mercedes G-vagun, vaata, noh, see ära imesta, kui ma sõidan sust mööda ja see on akna lahti. Ja, mina viskasin ka kunagi virtsa ja sitta, vaata, noh. Aga higistasin ja pigistasin hambad risti ja panin krüptosse raha ja noh, näed, aga sina pole ikka kuskile jõudnud. Näh, see on su tulevik.
lehvitadki mulle ja siis ütled, vahi, kus raisk on saanud nüüd elus edasi. Ossa kurat, kus ikka vennal veab. Ei, vennal ei vea midagi, vend on 3 aastat asja õppinud, noh. Sina oled kuradi 30 aastat tilka näppinud. Ja nüüd tuled siin ütlema kuradi krüptoalfa isasele, mida kurat. Nojah, pole midagi öelda. Terve elu on tarkus sind taga ajanud, kuid sa oled kiirem olnud. No näed, ma ei jõua selle massiga sulle lihtsalt järgi, noh. Jäädki lolliks. Nii, uudis järgmine. Ripple kavatseb teha XRP Ledgerist institutsioonide esmatugipunkti. Suured onud saavad veel rohkem kokku, noh. Ei, ma ajan paska, no täiesti paska ajan, noh. See uudis, mis ma praegu loen ette, ma panin, tavaliselt ma mõtlesin, et tänase saate ma loen lihtsalt pealkirjasid ja mõnitan tolasid, aga mõne uudise panin ikka tervelt ka sisse, noh. 3 aastat olen rääkinud inimestele, et oske metalli. Oi, mis ma teen sellega, noh. Kuulake. Keskpangad olid augustis jälle suured kullaostjad. Kasahstani keskpank ostis 8 tonni kulda, mis on talle 6. järjestikune ostukuu. Ja nüüd tema kullavarud moodustavad 316 tonni, mis on 32 tonni rohkem kui 24. aasta lõpus. Eks see aasta on ta ostnud päris palju. No 32 tonni ja see aasta ostnud. Ei no, aga mina jään lolli juttu, no. Bulgaaria keskpank suurendas kullareserve 2 tonni võrra. Noh, Türgi keskpank ostis 2 tonni. Käesoleva aasta ametlikud reservid on kasvanud 21 tonni Türgis. Nüüd Türgi omab 639 tonni kulda. Noh, Hiina ostis 2 tonni kulda, mis on 10. järjestikune ostukuu. Nüüd on Hiinal 2300 tonni kulda, mis on 7% kogu rahvusvahelistest reservidest. Noh, sa hakkadki kuradi siin varsti kummardama ida poole ja riisi sööma ja ütled, et kuradi Xi Jinping anna mulle süüa, ma olen ise nii kuradi näljas paljas, inflatsioon on viinud mul kuradi majaga ära, noh. Usbekistani keskpank ostis augustis 2 tonni. Nüüd on tema reservid siis 660 tonni. Mingi Usbekistan on ja noh, Kasahstan. Mõtled, et võiks olla mingid kuradi nagu poollillad riigid on ja mingi kuradi kaamli ja kuradi lambanikkaridega, noh. No näed, mis teevad, on ju. Sina oled see sama kuradi lambanikkar. Vaat. Ainuke vahega on see, et sa arvad, et sa oled lambanikkar. Tegelikult oled sa lammas, keda nikutakse. Noh, Tšehhi keskpank jätkab oma kulla pidevat akumuleerimist. Ostis ka veel 2 tonni. Ja see pikendab nüüd Tšehhi panga osturallit 30 kuuni. 30 kuud on keskpank Tšehhis ostnud kulda. Ei, krüptogaraaž. Üks vend ütleb, et mitte krüptogaraaž, vaid trippergaraaž. Türa sa ise põed tripperit, sul kurat aju juba ära mädanenud sellesse haigusesse. Ajadki löga igalt poolt välja, vaata. Mõistus ei võta enam, noh. Ghana ostis 2 tonni kulda. Venemaa keskpank 3 tonni, Indoneesia 2 tonni. Ei, trippergaraaž. Poola tahab oma kuradi kulla ostu seal selle kulla kaalu erinevates reservides tõsta 20% 30%. Kulda ostis Poola palju see aasta. See aasta pole veel läbigi. Aga Poola on ostnud juba 67 tonni kulda.
nii, El Salvador, see, kus see kuradi Ukulele on presidendiks, on ju. Ukulele kurat ka fännab seal Bitcoini, nii et imeb seal 2 suu poole. Isegi see ostis kuradi kulda. Noh. Järgmine uudis. TBS pank loob partnerluse Franklin Templetoni ja Ripple'iga tokeniseeritud fondi tagamiseks. Singapuri suurim pank TBS on välja kuulutanud partnerluse varahalduriga Franklin Templeton ja blockchain ettevõttega Ripple, et luua uusi kasutusviise tokeniseeritud fondidele. Ei, see on suur pettus, see kukub kokku. Noh, sul kuradi ajud on kokku kukkunud. Elad veel ainult kuradi reflekside põhjal. Deutsche Bank viis läbi esimese eurotehingu plokiahelas. Deutsche Bank teatas, et on esmakordselt edukalt viinud läbi eurodes välismakse Partiori plokiahela kaudu. Tehing viidi läbi, millega koostöös viidi läbi. Aasia suurima varahalduri pangaga TBS-iga, seesama, kellest ma rääkisin, milles nad pappi liigutasid, kuradi XRP-s liigutasid, mitte Bitcoinis. Tere, sul on ajud ära koinitud, või. Nii. Wall Streeti eksperdid JP Morganist ja Franklin Templetonist liituvad CFTC nõukojaga USA-s kaubafutuuride kaubanduse komisjon on siis CFT ja et anda seal anda nõu ja juhendada siis digivarasid, regulatsioone seal, XTC Network integreerib enda sisse USDC. Ma olen XTC-st rääkinud niimoodi, et mul endal hakkab paha, onju. Julius Q plaanib käivitada kvantjärgse turvalisuse satelliidi kosmosetehingute jaoks, Ja siis Julius Q annab välja esimese kvantarvuti kindla kiibi, onju, Ja see on siis mõeldud mille jaoks, mis on loodud tugevdama, turvama kosmosepõhiseid side, finantstehinguid ja digitaalseid ökosüsteeme kvantajastu jaoks. Nii. Egiptus ja Valgevene loovad elektroonilise kaubandussilla kohalikes valuutades. Blockchain on hukule määratud ja UBS ja Šveitsi pangad lõpetavad tokeniseeritud hoiuste katsetamise avalikul blockchainil. Coinbase'i rahavõtt on pask. Centrifuge stardib SP500 tokeniseeritud versiooni Base rahakotis. Halleluja, halleluja. Teeme ühe tringi. Vaat, kus lahti ka saame üldse või? Kurat, Marta aitab kõige vastu. Isegi ühe kuradi probleemi võib ära lahendada, vaata. Janu probleemi. Kuradi Coinbase wallet on pask. SP500 jookseb nüüd Coinbase walletis, on ju. Pole midagi teha. Siin oli veel üks bänger uudis. Coinbase ja OGX võistlevad
selleks, et saada osa Austraalia 2,8 triljoni suurusest pensioni sellest kuradi potist, vaata noh. Sellest pensioni kuradi sellest kogu sellest jurast, vaata, mis see pension on, vaata, see Austraalias kokku on 2,8 triljonit. Sellest tahab Coinbase osa saada. Aga noh, uudistest pole kasu. No kas ma pean sulle ütlema, et äkki võiks vaadata, palju Coinbase'i aktsia on, kas tasub osta, kes veel Coinbase'iga koostööd teevad, äkki mõned krüptod on väiksed. Aga ei, noh, see ei ole midagi, noh. ÜRO uuring. Plokiahel on ideaalne tööriist digitaalse identiteedi jaoks pärast pensionireformi. Kes istuvad ÜRO finantsnõukogus? XRP, Stellar Lumen, H-Bar ehk Hedera. Need istuvad ÜRO finantsnõukogus, on ju. Aga uudised ei tähenda midagi, on ju. Ei tähenda. Pole kasu. Karm värk. Järgmine uudis. CyberHornet esitab taotluse komposiit ETF-idele, lisades XRP SP500 juurde. Mis see tähendab? Tähendab seda, et tuleb komposiit SP500 siis ETF, kus on 75% SP500 ja 25% XRP. No oleme ausad, siis jah, ta teeb sama versiooni Eetrist ja Solanast ka, et noh, jah. Bitcoini poiss saab jälle kuradi otsida välja oma peika õla, mille najal nutta. Kuulujutt Bitcoini hard forkist kutsub esile vastuolu plokiahela tsensuuri üle. Mida see tähendab? Tähendab seda, et hard fork, mida nüüd keegi välja ütles ja siin kardavad, et siis hakatakse nüüd Bitcoiniga tsensuurima, on ju. Noh, hard fork on see, et vana ahel lastakse põhja täielikult või siis tehakse täielik reset ja stardib uus ahel uue omadusega, uute põhimõtetega. Ehk siis Bitcoin, kui selline tundub praegu olema nii kuradi tuksis toode, et on vaja teha talle kuradi uus käivitus, noh. Extreme makeover, noh. Ja noh, ja minu märkused on pandud siia ka järgmised, et miks ma seda uudist kopeerin. Hard fork tähendab krüptos põhjalikku muutust. See tähendab, et Bitcoin saab millekski muuks, kui ta seda praegu on. Ja kui nad räägivad juba Bitcoini hard forkist, siis see tähendab seda, et Bitcoiniga on jura, jama ja ta vajab parandusi. Noh. Nad hakkavad täiesti uut Bitcoini tahavad teha, noh. See ei ole enam see Bitcoin, kui nad teevad hard forki ära, on ju. Noh, aga Bitcoini nad võivad ikkagi ajada mingi 200, 300, 400 000 peale, noh. Ma ütlen nagu ära, et nad võivad seda teha kõike, noh. Nad võivad teha ka vrapitud Bitcoini. Noh, vrapitud tähendab seda, et pannakse kuradi Bitcoin jooksma mingis võimsamas ahelas. Noh, luuakse võimsamasse ahelasse siis Bitcoini kuradi identne koopia, on ju. Aga noh, see ei ole Bitcoin, vaata noh, kui ta on vrapitud, on ju. See ei ole see. Ja kui nad teevad hard forki ära, siis ei ole see samamoodi kurat enam see, noh. Ei jõua kohale, noh. Järgmine uudis. Ripple ja Ondo Finants toovad tokeniseeritud USA võlakirjad XRP ahelasse. Halleluuja. Halleluuja. Võlg jookseb kuradi XRP ahelas. Nende uudistega ei ole midagi peale hakata. Sa vajad abi. Kas sul lähedasi ei ole? Kus su lähedased on? Noh, uudisi tuleb nagu kuradi Vändrast sae audu, noh.
ja siis tuleb see ÜRO jutt pensionifondide kohta edasi. ÜRO pensionifondide katsetamine tõestab, et plokiahel on ülim identiteeditehnoloogia ja aitab ümber korraldada pensionisüsteeme. On lisaks ülim tehnoloogia digitaalse identiteedi kinnitamiseks, mis on innustanud ÜRO-d laiendama süsteemi ja jagama seda teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. XRP, XLM, HBAR istuvad seal ÜRO finantsnõukogus ja noh, me jagame teile nüüd oma staffi siin vaata, noh. Nii. Nasdaq ja Amazon laiendavad koostööd. Ja millega nad koostööd laiendavad? No mingi kuradi asja teevad valmis, aga et te teaksite, siis Amazon on kuradi XRP partner. No nüüd ma olen see saade päris palju kõiki neid tõdesid siin välja öelnud. Noh, ma näen ära, et ma kuskil libastusin ja ma olen shadow bannis vaata, et no vahet ei ole, et ainult need, mis võivad mu hingamist nii-öelda mõjutada, siis neid fakte ma välja ei ütle. Nii. Visa katsetab stabiilsete müntide makseid ettevõtetele, kes saadavad raha välismaale. No, me ei ütle midagi, uudis on ju. Aga lähed, võtad lahti Visa, kes on Visa partnerid, kes on Mastercardi partnerid, mis nad vastu vahib? XRP, noh, XRP ja sinu elu on pees, vot. Kui sa pole ostnud seda õigel hetkel. Järgmine pänger uudis. DTCC, mis on siis Donald Thomas Coca-Cola, mis haldab ja liigutab, õigemini ta liigutab. Palju? 3 kvadriljonit. See on 3000 triljonit aastas pappi vasakule ja paremale. Selle sama kuradi Urtsiku ametlik partner on XTC. Nüüd see sama Urtsik koos Swiftiga tegi siis Euroclear ploki ahelas kasutades Chainlinki, tegid siis katsetusi. Ja katsetusega liitusid veel 24 institutsiooni. Sealhulgas siis nagu BNP Paribas, UBS, kõik on kuradi Rippli partnerid. Et üks suur kuradi pidu oli seal sõpradel. Jah, vennad tulevad kokku. Ma loen nagu, ma saadan uudiseid igale poole laiali vaata ja vennad seal teen lühivideosid uudistest. Vendadele kohale ei jõua see noh. Ei jõua kohale lihtsalt noh. Kui miski asutus, mis liigutab 3000 triljonit, tuleb teiste jüngritega kokku ja neil ühine nimetaja on üks krüptofirma, mis on siis Rippel on ja XTC on veel teiseks seal vahel. Noh, teevad seal niukest rongi, et vähe ei ole on ja raha liigub vasakule paremale üles alla on ja. Noh. Järgmine uudis, mida tegi siis Rippel ja Coinbase, andsid sisse kuradi avalduse USAs, et kvalifitseeruksid siis hoiustajateks. Väärtpaberite kauplemiskomisjon sekk on väljastanud uued juhised. See võimaldab investeeringu nõustajatel kasutada osariigi poolt litsenseeritud usaldusettevõtteid kvalifitseeritud hoiustajatena krüptovarade jaoks. Noh, ja Coinbase'il tuli otsus alla, et anti õnnistus ära, et noh, nüüd Coinbase võib varasid hoiustada, kuradi saab pangaks sisuliselt. Rippliga läheb sama teema, on ju, noh. Deutsche Börse sõlmib partnerluse Circliga, stabiilsete krüptovaluutade alal, on ju, noh. Noh, ei ütle midagi see uudis või?
Sirkel on tehtud kuradi Stellar Lumeni ahelasse. Ja mina olen nüüd see, sa oled nii jäme, jube on vaadata. Mõtle, kus vend on praegu vaeva näinud, teinud kuradi mapi valmis jälle. Ostsin kurat paberit, tonade mulle ei tee, onja. Pidin oma raha kulutama, et ostma mapi, vaata, et paberit saaks jälle printida välja, onja, mitte üheski kuradi investeerimisportaalis ükski kuru ei räägi teile niisuguseid pänger asju nagu mina. See on tõsine kuradi kassahitt ja kaua mängiv, mida ma teen. Järgmine uudis Deutsche Börsilt. Deutsche Börse toob Euroopa tippturundusandmed plokiahelasse koos Chainlinkiga. Chainlink on superkrüpto, mis teeb oraakleid ja vaat seda ma sulle nüüd ära ei seleta, mis asjad on oraaklid. Las see mine ennustaja juurde ja küsi, mis asi on oraakel. Ja just krüpto-oraakel. Et päriselus oraakel on natuke teistmoodi. Et näe ise ka vaeva. XRP Ledger rakendab MPT standardid reaalse maailmavarade tokeniseerimiseks. Reaalne vara läheb XRP ahelasse. Uudis ei ütle midagi või? Ei ütle. Mis teeme sinuga? Kohale ei jõua. Mis meie riigis toimus mõned aastad tagasi? Mis toimus meie riigis? No meie riigis oli olukord, kus me pidime registreerima kasvuhooned ja sitamajad, sinna hoonete registrisse. Muidu said iga hoone pealt 5 sotti trahvi, kui teinud seda. Miks see oli niimoodi? Miks seda tehti? Ei, see on vandenõu. See oli lihtsalt, et registrid oleks korras ja teaks, mis on inimestel siis nagu need hooned ja pole parem osta, müüa ja. Jah. Vennad aru ei saa, mis maailmas toimub. No lihtsalt niisuguse kuradi kiirusega vaata need kommentaatorid lasevad seda salamit, vaata, et õhuvaakum on nii suur, et vaata õhk ülesse poole ei tule, vaata silmad on punnis, jalg juba siputab poistel, aga ei suuda lõpetada. Vaat see on see olukord praegu. Järgmine pänger uudis. Nasdaqi turul siis noteeritud firma, selle nime ma ei ütle, liitu mu tasuta Telegram klubiga või tasulisega, sealt saad teada. Ostab siis 19 miljoni eest XRP-d, et panna ta siis oma vara salve. Ei tea, miks ta seda teeb. Nalja pärast teeb, onju. Nalja pärast teeb seda. Venemaa süüdistab USA-d 37 triljoni suuruse võla resettimises stabiilmüntide ja siis väärismetallide abil, vaata. Ei, sa oled Putinist. No kuule, USA-l on nagu 37 triljonit. Ta on siin viimase perioodiga vasti triljon juba juurde kaapinud seda võlga, onju. Sa oled Putinist. Terve maailm kirjutab seda, et USA-l on 37 triljonit ja kuidas ta selle maha matab, onju. Midagi peab ta tegema ju. Jälle pänger uudis, kohale ei jõua. See uudis tähendab väga palju, selles uudises on peidus geopoliitilised probleemid, finantsprobleemid, mõttekohad. Ainuüksi sellest uudisest, mida nüüd Venemaa või sellest süüdistusest, mida Venemaa esitab USA-le, võib teha mitu tundi saate, seda lahata iga külje alt. Aga ega viglavend ja kuradi köögikatana sellele jõuaks niikuinii see kohale, see 2 tundi oleks tema jaoks nagu pilastamine, vaata, et liiga teed, vaata. Mõtlemine on ju palju, vaata, hakkab kuradi nagu kehal halb, vaata, võib-olla kukub kokku.
süsteem ütleb üles, vaata esimest korda elus peab hakkama mõtlema, vaata. Keha pole harjunud selle asjaga, vaata noh. Coinbase'i wallet on pask. Noh, vaat mis tuleb välja. Samsung ja Coinbase sõlmivad partnerlepingu, millega integreeritakse Coinbase'i wallet ehk rahakott Samsungi telefonidesse. Vot sulle nalja. Vot Coinbase'i wallet hakkab olema Samsungi seadmetes. Aga Samsungi wallet on pask. Noh. Karm uudis majandusest jälle. Paberkulla ajastu lõpeb. Kui BRICS-i riigid edendavad dollarivabasid makseid paberil põhinevate siis paberil põhinevate kullainstrumentide ajastu on lõppemas, sellepärast et BRICS-il on asi selles, et peab olema dollarivaba makse ja nende süsteemil peab olema kuld taga. Mitte see, et kuskil paberil on kirjas, vaid reaalne füüsiline kuld peab olema kirjas reaalses kohas. Vot. Ja nüüd mõelge ise, kuidas see hakkab turgu mõjutama, kui poisid tahavad, et reaalselt on kuld kuskil tagatiseks pandud, mitte et on lihtsalt paberil kirjas. Vot. Nii. R-laste pank uuendab Coinbase'i hinnangu ostuks. See märgib ära seda, et Coinbase on saanud hinnangu osta. Vaat, sulle tähendab see osta, kui R-lapsed oma pangaga hindavad Coinbase'i väärtuse ostuks, mitte et müü oma osakud. Noh, USD Tether on ja. No, ostab USA võlakirju oma selleks tagatiseks on ja. Näe, teeme siin sellele kuradi seda viiruki tossu nüüd selle Tetherile, et pahad vaimud läheks päriselt ta juurest minema. Terve see USD Tether on nüüd pööranud teist usku. On loonud päris kullaga lepingud ja ajab nüüd kulla kuradi neid maardled ja asju taga, mida panda tagatiseks ja juba on pannud tagatiseks. Noh. India rahandusminister manab riike valmistuma stabiilmüntide jaoks. Noh. Ja ütleb siis proua, et stabiilsed mündid kujundavad ümber raha ja kapitalivood, sundides riike kohanema või riskima mahajäämisega. Riik, kus on 1,5 miljardit inimest, ütleb, et kuule, hakka nüüd liigutama, hakka liigutama. Vaat, hakka liigutama. Krüptoajastu tuleb. Noh, krüptoajastu on digiajastu, noh. Aga meil on siin igasugused helged pead koos, on ja. Olen nüüd 2 kuud olen seda kanalit teinud, on ja, noh. Ja lõpuks siis mingi vesirott ujus ka kurat kapsa lõhna peale kohale, et jõu, hakkame kuradi kolläbima, teeme network'i on ja, noh. Tere vend läheb niukest sausti seal suust välja, noh. Selge püramiidi skeem on ja, no jutt on ka huvitav on ja, noh. Näed. Vend ei viitsi kurat ausat rahagi teha, vaata. Ausatesse krüptodesse panna. Ei, no hakkame network'ima. Näh. Ja ütlen ära ka selle, et suure tõenäosusega on see viimane tõsine krüptorodeo. Miks? Kui loete mu tasuta Telegrami kanalil uudiseid, siis kukub välja uudiseid, kuidas lepingud põmm-põmm sõlmitakse igal pool asutuste vahel. Ja nende lepingutega pannakse sisuliselt paika ära krüptod, mis hakkavad võimutsema ja tegutsema. Et
kui praegu on mul tasuta Telegrami grupp, 100 eurot Telegrami grupp, kus on tund aega saad suhelda selles tasulises ja siis oled seal lihtsalt näed neid peidetud krüptosid, aktsiaid, mis ma postitan ja siis tuleb 500 grupp, kus saad minuga kaua-kaua suhelda ja olen sinuga, sinule käeulatuses siis ma arvan, järgmine aasta need grupid on, ma arvan, et tasuta grupp muutub järgmine, see on puusalt pakun, et tasuta grupp, ma ei tea, kas jääb üldse tasuta grupiks, aga kui krüpto need muutused ära käivad ja portfoolio mul kasvab ja siis 100-eurone grupp on raudselt mingi 1000 eurot ja 500 on 5 tonni. Ja põhjendus on väga lihtne. Kui see nüüd meeletu amokki jooks saab läbi selle krüptoga, siis on järjest raskem ja raskem leida algfaasis krüptosid, kuhu investeerida ja see info muutub järjest rohkem väärtuslikumaks ja sellepärast ei saa seda enam 5 sotti ja sotiga välja anda. Nii lihtne see ongi. Mitte midagi isiklikku, vaid külmad faktid. Et praegusel hetkel on meil võimalik soti ja 5 soti eest teil saada teada häid odavaid krüptosid ja isegi tasuta on võimalik seal uudiseid lugeda, mis võivad teile anda mõtteid. Aga kui nüüd järgmine, ülejärgmine aasta toimuvad muutused, siis see asi nii ei jää. Ja see on ka kõikidele nüüd kõhklejatele see uudis, et kas võtta tasuline teenus sisse minu poolt, siis ise teate selle koha pealt, et järgmine aasta või ülejärgmine aasta, kui nüüd asjad seovad, ei tee ma seda gruppi enam selle raha eest. Ja ma isegi ei tea, kas ma teen seda gruppi, sellepärast et kui on nüüd krüpto need reaalhinnad avaldatud, lepingud sõlmitud, siis ei ole enam mõtet vaata tatti nämmutada, ei ole vaata mõtet. Et isegi praegu vaata need, kes kõhklevad, siis on mõte teil liituda sellepärast juba, et jääte rongist maha vaata. Et ei ole midagi võtta lähiaastatel turu pealt enam. Teil pole isegi enam hõbedat kulda võtta. Sellega on praegu meeletu kriis, et ma olen seal Telegrami tasuta grupis vaata postitanud infot selle kohta. Et kui täna on juba metallikriis, ei ole võtta. Ja näiteks hõbeda ETF laenu intress, et müüa sorti, siis laenu intress lendas 2,5% pealt 10% peale ja mitte keegi ei anna ETF-e. 10% pakutakse vaata seda laenu intressi tulu, aga keegi ei laena oma ETF-e välja. Isegi hõbeda ETF-e ei saada enam kuskilt kätte. Võib-olla mõni on nüüd tekkinud, võimatu. Et see rong läheb lihtsalt, vaata praegu on selline faas, kus on auruvedur, on seal jõudnud sinna raudteejaama. Vesi on välja vahetatud ja praegu lükatakse sütt peale, et ajada see kuradi vesi keema ja startida. Praegu ma ütlen seda juba, et mitte vett ei ajata keema, vaid vesi keeb seal auruveduris. Ja väljasõiduaeg on lähenemas. Ja üleüldse, miks ta ei võiks mulle kurat pappi anda, kui luen uudist, et politseiamet annab teada, eestlased viimase 24 tunnil jooksul on kaotanud petistele 215 000 eurot. Nii kui assi pidea. Türa, kui teil on pappi niimoodi petistele anda nagu ratsahobuses sitta, siis võite mulle ka anda kuradi ausa töö eest. Tšau, pakaa, näeme garaažis.